Tänapäeva õendusabi üks olulisi aspekte on hapnikravi, mis hõlmab hapniku manustamist patsientidele, kellel on hingamisraskused või seisundid, mis mõjutavad nende hingamist. Tõhusa hapnikravi pakkumine eeldab põhjalikke teadmisi hapniku manustamise põhimõtetest, näidustustest ja tehnikatest ning aru saama võimalikest riskidest ja tüsistustest. Erinevate haiguste puhul, mille korral rakendatakse hapnikravi, tuleb järgida 4 tüüpi näidustusi. A. Hüpoksia, haigused või sümptomid ilma hüperkapnia riskita. B. Hüpoksia koos haigustega või sümptomitega, millel on hüperkapnia või hüperkapnia risk. C. Kriitilised haigused või sümptomid ilma hüpokseemiata, mis nõuavad tihedat jälgimist. D. Kriitiliselt haiged patsiendid. Hapnikravi alustamise kõige levinumad põhjused on näiteks kopsupõletikuga seotud astma, kokk, COVID-19, südamepuudulikkus ja operatsioonijärgsed seisundid. Üks levinumaid hapniku kohaletoimetamise seadmeid maailmas on ninakanüül, mida kasutatakse nii lühi- kui pikaajaliseks raviks. Näiteks kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientide puhul. Kasutamisel on oluline teada, kuidas see patsiendile külge asetada ilma, et ei tekiks nina ja üldises nahapiirkonnas hõõrdumist ega ärritust. Ninakanüül koosneb väikesest torust, mis on ühendatud 2 lühikese haruga, mis sisestatakse ninaõõnde, et varustada patsienti hapnikuga otse voolumõõtjast või läbi niisutatud õhu. Kanüüliharud peaksid olema sellise suurusega, et need ei täidaks ninasõõrmeid täielikult ja ruumi õhk pääseks nende ümber. Reservuaarmask on suure vooluga süsteem, mis koosneb pudelist steriilsest veest, torudest, äravoolukotist, õhu hapniku suhtega nebulisaatori süsteemist ja maskist. Mahutikott on kinnitatud hapniku manustamisseadme külge, mis võimaldab hapniku kontsentreerimist ja seega suuremat manustamise protsenti. Lubades koguda 100% hapniku reservuaarkotti, võib patsient saada suurema kontsentratsiooniga hapniku, vähendades sissehingatava õhu hapniku osakaalu. Kott ei tohiks kunagi täielikult tühjeneda. Voolukiirus peab olema piisavalt suur, et hoida kotti osaliselt täis. Tähtis on see, et hapnikuvool ületab patsiendi maksimaalse sissehingamise voolukiiruse ja patsiendil on vähe võimalusi ruumist õhku sisse hingata. Lihtne näomask on ette nähtud kasutamiseks siis, kui on vaja täpset kontrolli sissehingatava õhu üle, näiteks patsiendil, kes sõltuvad hüpokseemilisest ventilatsioonist. Tavamask tagab palju ühtlasema sissehingatava õhu kui näiteks ninakanüül. Mask käib suu ja nina peale ning töötab läbi avade, mille kaudu patsient hingab välja süsinikdioksiidi. Need augud peaksid alati avatuks jääma. Maski hoiab paigal pea tagaosa ümber elastik. Niisutatud õhku võib lisada, kui kontsentratsioonid kuivatavad patsiendi hingamisteid. Mitteinvasiivne ventilatsioon NIV kasutab hingamistsükli jooksul 2 rõhutasandit. Sissehingamise ajal rakendatakse suuremat rõhku kui väljahingamise ajal. See toimib praktiliselt mehaanilise hingamisena ja võib leevendada hingamislihaste koormust ning pakkuda täielikku hingamistuge. Maski kasutatakse näiteks COVID-19 infektsiooni puhul. NIV-maski puhul tuleb vaadata õige suurus, et ei tekiks õhulekkeid ning proovida saavutada hapnikuküllastust ulatuses 88–92%. Samuti tuleb jälgida, et patsiendil sellest näkku lamatisi ei tekiks. NIV-maski vajaduse määrab arst. Teadlikul käsitlemisviisil on hapnikravi suur potentsiaal parandada meditsiinilisi tulemusi ja päästa elusid, ennetades nii ägedaid kui ka kroonilisi haigusseisundeid. Tulenevalt patsiendi ravieesmärkidest, vanusest ja tema taluvusest on tähtis valida olukorrale vastav hapnikravimask parima hapniku kohaletoimetamisviisi tagamiseks.